Ta kuulub väga eksklusiivsesse klubisse. Teda esindab nimelt maailmas Viini muusikaagentuur, kel on leping Eestis veel ainult ühe heliloojaga. See on Arvo Pärt. Tänavu võitis ta riigi kultuuripreemia oma balleti eest. Mõistagi teate, kellest jutt? Ei tea. Meie Alison Kruusmaa. Täistund teeb teid nüüd lähemalt tuttavaks noore Eesti heliloojaga, keda kõik peaksime teadma. Kuidas sünnib suur muusika? Kas helilooja ise oskab öelda, kust need helid, mis meieni jõuavad, korraga tema pähe tulevad? Aus vastus on see, et ma ei tea, kust nad tulevad. Nad ühel hetkel lihtsalt saabuvad, aga siis ühel hetkel lihtsalt sa saad aru, et okei, see lugu algab nii. Meie lugu helilooja Alison Kruusmaast algab muusika sünnist. Valge leht on alati kõige hirmuäratavam. Ma istun klaveri taga. Ta tuleb ikkagi peast, ma arvan, kõigepealt. Ja siis ma hakkan mingeid asju katsetama. Ma olen siiamaani ikkagi kirjutanud nii, et ma ei kuula kuskilt arvutis nagu järgi, et okei, et kuidas need asjad nüüd kõlavad või et see ikkagi on noodipaber ja klaver ja pliiats ja kustukumm. Kruusmaa on enamuse oma muusikat kirjutanud tellimustööna ja muusikat temalt tellitakse ning selle vastu tuntakse üha suuremat huvi ka väljaspool Eestit. Tihtipeale küsitakse, et kas ma tean mõnda heliloojat, eriti siis kaasaegset ja eriti veel naisheliloojat, kelle muusikat võiks tutvustada ja niimoodi küsis Tallase sümfooniaorkester, mis ei ole mitte kõige vähem tuntum orkester Ameerikas ja mina kohe kasutasin võimalust, kõige esimesena pakkusin Alisoni 5 arabeski, mõeldes veel, et see on natuke mõtiskev lugu, et äkki avaloona on natuke raske, kuid läks läbi ja siis lendas ka Alison kohale, nii et me saime esimese sellise suure sõpruse ja koosolemise üldsegi teisel mandril, nii et Ameerika Ühendriikides. Tallasesse jõudis Kruusmaa muusika lisaks Anu Tali soovitusele ka tänu Viinis asuvale esindajale. Universal Edition on maailma üks prestiižemaid klassikalise muusika agentuure. Oma palgatšeki saad sa iga kuu Viinist. Päris iga kuu ei saa. Et see tuleb umbes kord kvartalis. Seal on erinevad tasud, seal on autoritasud, pluss veel mingisugused striimimised ja asjad, millal nad hoiavad silma peal ja minu eest. Elad sa sellest ära? Elad sa oma muusika tegemisest ära? Muusika tegemisest jah, ainult Universalist mitte. Selles mõttes, et ikkagi teoste tellimuste honorarid on need, mis toovad tegelikult selle tasu. Ja. Kuid Universal Editioni ja Kruusmaa koostöö puhul on veel üks tähelepanu vääriv nüanss. Lisaks Kruusmaale esindab agentuur Eestist veel vaid ühte heliloojat. Eestist on Arvo Pärt ja sina. Just. Oled ise ka Arvo Pärtiga kohtunud? Ei ole. Mitte kordagi. Kruusmaa looming on kõlanud kohati väga ootamatutes kavades. Näiteks äsja Dresdeni filharmoonikute esituses kontserdil koos Beethoveniga. Dirigent ütles, et idee tuli tal taas ka tänu Viini muusikaagentuurile. Agentuur soovitab, see on nende töö. Kui ma käisin Dresdenis ja sain kokku oma dirigendi Giuseppe Mengoliga, kes tegi Dresdeni filharmooniaga minu teoseid, siis ta ka ütles mulle, et kuule, kas sa tead, et sa oled tegelikult seal nimekirjas üsna kõrgel, et esimeste sead, et kelle muusikat nad pakuvad üle maailma. Kui palju seal kataloogis sinu teoseid on? Praegu vist on pisut üle 30. Enamus kammermuusikat ja mõned orkestriteosed on hetkel nendega. Viini agentuur, kellelt tuleb teoste esitamiseks noodid ja õigused tellida, kirjutas täistunnile, et Alison Kruusmaal on eristuv ja haarav muusikaline keel, mis tõmbas kohe ka nende tähelepanu. Ta muusikakeelt märgib poeetiline õrnus, rikkalik tekstuur ja muljetavaldav võime vormida aega ja vaikust. Alison Kruusmaa on pärit Pärnust. Lapsena muusikakool ja flööt, edasi muusikaakadeemia, esmalt muusikateadus, aga siis ka helilooming. Helena Tulve juurde läksin vabaõppesse ja alles ülikoolis tegin oma esimesed katsetused.
Ma arvan, et Alisoniga see kulges kõik väga niimoodi loomulikult ja eks ikka on niimoodi, et õpetaja püüab ka õpilast natuke nügida, vahel ka natuke provotseerida, just selleks, et nad astuksid võib-olla mõne sammu natuke sellisele tundmatumale territooriumile, katsetaksid. Ja ma arvan, et Alison on ka tasapisi seda teed nagu liikunud. Mida see tähendab siis heliloojaks õppimine? See on hästi huvitav selles mõttes, et ma olen ise ka mõelnud selle peale ja ühelt poolt on see selline tehniline oskus orkestreerida, pille tunda, vormist aru saada, kuidas dramaturgiat luua, struktuuri. Aga teisalt mul on alati tundunud, et see eriala tund oma erialaõpetajaga on justkui selline psühholoogi juures käik. Et teinekord on sellised tunnid, kus te võib-olla ei räägigi muusikast, räägite jumal teab millest, eks ole. Ikkagi ma tulen sealt tunnist ära ja ma saan aru, et okei, nüüd läheb nii edasi ja nüüd ma lähen kirjutan seda lugu. Alisoni muusika kohta on öeldud, et ta on liiga ilus. Ma arvan, et tema muusika on tema olemusega kooskõlas. Et see on selline habras, õhuline, omamoodi minimalistlik, püüdes nagu siis nende väheste helidega väljendada nii palju kui võimalik sellel hetkel ja nii palju kui tundub vajalik. Ja siis tuli Estonia ja tellimus kirjutada muusika kogu õhtut täitvale balletile ja see oligi töö, mille eest Alison Kruusmaa ja teised balletiloojad pälvisid tänavu Vabariigi kultuuripreemia. Ma tegin Jevgeni Kriibile ettepaneku, et mul oleks vaja 2-vaatuseline ballett, mis oli nädal läks mööda, rääkisime uuesti, ta ütles, et mul on helilooja Alison Kruusmaa. Kui tuleb Rahvusooperist, Rahvusballetist pakkumine teha ballett, see on ikkagi väga suur tellimus, tundub. On ja seda ma olin juba mõnda aega ka oodanud, et see tuleks. Ma ei teadnud, et see on õhus, aga ma teadsin, et ma tahan seda teha. Ma olin mõnele inimesele seal ka vihjanud, et ma tahaksin seda teha ja nii ta tuligi. Ja. Alison on kasutanud asju seinast seina. Seal on intiimsust, seal on tundeid, seal on võimu. No Alison on nagu kõik ära kirjutanud, et selles mõttes ma arvan, need, kes kahtlesid, heas mõttes ta näitas, et kahtlustel ei ole mitte mingisugust alust. Ta suudab panna elektroonilise muusika kõlama väga hästi. Ta võib isegi mutrid ja poldid anda orkestrantidele kätte ja sellest tuleb ilus kõlapilt. Kuidas see ballett sündis? Libretto valmides hakkasin mina muusikat kirjutama, läksin stseeni kaupa ja lugesin seda teksti ja see jooksis minu silme ees nagu film. Et selles mõttes oli hästi nauditav seda kirjutada, et ma lihtsalt justkui tõlkisin need sõnad muusikasse. Jälle väga suured teemad. Vägagi suured Maailma teemad. loomine. Väga häving, suured teemad. Taassünd. Ma ise mõtlesin ka tagantjärele selle peale, et kui ikkagi 2 aastat ühe teosega koos olla ja teosega, mis räägib maailma lõpust, maailma hävingust, et lõpuks ise tunned ka juba teatavat sellist nagu rusumist või väsimust või et ma kirjutasin seda ju ka siin Tallinnas, Toskaanas, Amsterdamis, ja kogu aeg see maailma lõpp käis muga kaasas. Kruusmaa teekond muusikas ongi olnud väga rahvusvaheline. Olulist rolli mängis Holland, kus ta osales noorte heliloojate konkursil. Osalejad oli 150. Jah, ja sina said esikoha. Tõsi. Sain jah, see oli selline 3-minutilise orkestriteose kirjutamise konkurss põhimõtteliselt ja nädal aega olin seal ja tegime proove ja lõpuks oli kontsert ja siis see nii-öelda võitjate väljakuulutamine. Kruusmaa portreeloos ei saa jätta rääkimata ka ta moeteadlikkusest.
tänavusel presidendi vastuvõtul pälvis ta palju tähelepanu Aldo Järvsoo kleidis, mida paljud pidasid kogu ürituse kauneimaks. Sul on öeldud, et kui sa ei oleks helilooja, võiksid sa olla modell. jah. Samas ei ole kerge olla noor, ilus, andekas. Olen kuulnud Eestis jutte, et Alison Krusmaa ongi liiga ilus, et olla sügav, heliloojana tugev. Ja selles mõttes on meil Euroopalt natukene ikkagi ka õppida, et ei ole see inimese välimus esimene asi, mida me peame tähele panema. Aga Alison on väga ilus ja ma muidugi omaette nautisin seda, kui ta saali tuli ja Ameerika orkester kõigil vajusid nagu suud ammuli, et nii ilus inimene üldse maamuna peal on. Ja minul oli kohe väga ja uhke tunne, aga et ta on ka väga, kui ta näiteks andis ka kõneles oma muusikast ja rääkis Eesti kultuurist ja endast üldse, siis ta on väga erudeeritud ja meeldiv vestleja ja väga südamlik inimene. Ma tean, et sul on olnud juba selline luksus ka heliloojana öelda üks tellimus ära, suur tellimus ära. Vastab tõele. Ja see oli väga raske. Ja see oli suur tellimus? See oli Hollandist. See oli ooper. See oleks olnud minu esimene ooper. Ja see tuli täpselt pärast selle balleti kirjutamist. Ja lihtsalt oligi see hetk, et kas ma nüüd ponnistan lõpuni nii, et minust ei ole enam mitte midagi järel või siis ma ütlen ei ja puhkan korraks. Sellised valikud on väga keerulised. Üks asi on edu maailma kontserdisaalides, maailma lavadel, kuid selle kõrval on ju ka muu elu. Aga kõik need teemad, mis siin Eestis päevakorras on, et noored Eesti naised, sünnitage lapsi, saage emaks, kuidas need sinu mõtetes kajastuvad? Need kajastuvad täpselt nii, et ma arvan, et igal asjal on oma õige aeg. Ma olen ise märganud, et ma ikkagi planeerin oma aastaid ette niimoodi, et okei, et sügisel ma kirjutan seda teost, järgmise aasta kevadel mul on see teos käsil. Aga ma ei ütleks, et see on selline kõikehõlmav asi, et nüüd kõik muu jääb kuidagi kogemata elus. Et minu meelest see tasakaal on tegelikult päriselt võimalik saavutada. Kas klassikaline muusika, tõsine muusika on elitaarne tänases maailmas? Nii kiputakse ütlema, jah. Aga ma ise olen mõelnudki niipidi, et ma ei näita seda kui mingisugust elitaarset elukutset, eriala. Et ma olen ikkagi täiesti tavaline inimese ja teen täiesti tavalisi asju. Ja... No kuule, sa oled helilooja, kes on loonud balleti, suuri teoseid orkestritele. Ei ole ju päris tavaline. Ma saan aru, aga päeva lõpuks ma ikkagi kuulan, ma ei tea, 50 centi ja lähen poodi ja ostan süüa. et tegelikult jah, kõik on inimesed. See oli portree, mida tahtsin teha just kevadel, sest Alison Krusmaa mõjubki nii. Värske, kevadisena, hapra ja samas sügavana. Nii on ka ta muusikat iseloomustatud. Järgmisele suurele võimalusele Krusmaa loomingut nautida kahjuks paljud, kel see mõte võis praegu tekkida, ei pääse. Pärnu suvise muusikafestivali lõppkontsert, üks oodatumaid sündmusi meie ja ka rahvusvahelises muusikaelus, müüdi välja tunni ajaga. Paavo Järvi dirigeeritava festivaliorkestri kontserdil kõlavad 3 helilooja teosed: Krusmaa, Beethoven ja Pärt.